Kohalike omavalitsuste valimistel sai Reformierakond tegelikult väga lüüa. Terve Eesti peale oli vaid 2 omavalitsust, kus Reformierakond võttis valimisvõidu. 1 omavalitsuseks neist oli Jõelähtme vald, mis on aga alati olnud ka Reformierakonna kants. Kui 2021. aasta valimiste järgselt sai Reformierakond 17 kohalises volikogus 11 kohta ja see tähendab ju praktiliselt ainuvõimu, siis sel aastal saadi 19 kohalises volikogus 8 mandaati ning see tähendab seda, et kellelegi tuleb kohe kindlasti kosja minna. Kas praegune Jõelähtme vallavanem peab erakonna kampaaniat korda läinuks? Valimistulemus, ma arvan, oli ikkagi meil üle ootuste hea, arvestades seda, et milline on Reformierakonna üleriigiline toetus ja kuidas Tallinnas need seisud on olnud, et tegelikult hindame valimistulemust heaks, kuigi varasematel perioodidel me oleme saanud täisenamuse, siis me oleme alati teinud koalitsioone ja sotsiaaldemokraadid on olnud meie senised head partnerid ja ma näen head võimalust nendega ka jätkamiseks nüüd. Lisaks sotsiaaldemokraatidele otsustati, et konsultatsioone alustab Reformierakond Jõelähtmes ka Keskerakonnaga. Sotsiaaldemokraatide esinumber valimistel Jaak Aab sõnab, et konsultatsioonidega nõustuti eesmärgiga saada võimuleppe sisu osas sotid selgeks. Sotsiaaldemokraadid said Jõelähtme vallavolikokku 2 mandaati. Tegelikult on põhiline asi see, et mis me siis sisuliselt ära tahame teha. Ma arvan, et ka siiamaani vallas on tehtud head tööd, aga üks häda, mis ju Jõelähtmel vastu kajab, on need uus arendused, mis meile jõuavad lõpuks, võib-olla Harjumaa omavalitsustest kõige viimasena. Inimesed on mures, et kas see elukeskkond säilib, kuidas taristu arendatakse, kuni parkimiskohtadeni välja, eks ju, kui tulevad majad ja inimesed ja siis ei ole piisavalt ühte või teist või koolikohti, siis need küsimused tuleb kiiresti lahendada. Me kõigepealt ikkagi räägime selle sisu üle, et kuidas me edasi tahame minna. Viimsi vallas võitis Reformierakond suuremalt kui eelmistel valimistel. Kui 2021. aastal sai erakond vallavolikogu 21 toolist endale 6, siis sel korral suisa 7. Öeldakse, eks ole, et näiteks loomad, ütleme hunt, eks ole, kuidagi kaugelt haistab ära, et kellel on seda ohvri loom, kes kardab ja kes ei karda. Ja et mina ütleks, et valijad mingil moel ka ei ole sugugi rumalad. Nad tunnetavad seda, et ühesõnaga, et kuidagi on selline positiivne seltskond ja ma arvan, seekord meil oli väga positiivne see meeskond. Ma seda tõepoolest oma kogemuste põhjal võiks kindlalt rõhutada. Nii oli ja muidugi meile tegid konkurendid ka palju head. Nad sõimasid meid nii palju, et üks reegel on see, et ära nimeta oma vastast. Kuna Reformierakonna ülekaal ei olnud ka Viimsi vallas piisav, et saada ainuvõimu, peab erakond minema partnereid leidma. Kui Tallinna puhul ütles suisa peaminister isiklikult, et Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon on täiesti välistatud, siis 2 ainsas omavalitsuses, kus Reformierakond võitis, mindi kosja teiste hulgas just Keskerakonnale. Mulle väga meeldib selline demokraatlik juhtimine, et me ikkagi kohalikul tasandil teeme ise otsuseid ja valime partnereid. Ja hea meel on ka, et Reformierakond Viimsis seda nii-öelda märkab, et siin ikkagi peaks lähtuma väga selles nii-öelda kohalike inimeste dünaamikast ja väärtusruumist, et seda ei saa ette dikteerida nii-öelda kuskilt ülevalt. Viimsi vallas tegi tugeva tulemuse Isamaa, saades 5 mandaati 21. Võrdluseks, 2021. aastal pääseti volikokku vaid 2 mandaadiga. Kuigi Isamaa tulemus oli vallas paremuselt teine, paistab, et Isamaa jääb Viimsis esialgu opositsiooni. Ma olen analüüsinud ka meie teiste jõudude erakonna programme, et nad suuresti on kattuvad ja suuresti ühisosa on meil kõigil tegelikkuses olemas, et sarnased probleemid, kommunaalprobleemid erinevate nurkade alt ja ma arvan, et me pakume kindlasti ka tugevat koostööd, isegi kui me jääme opositsiooni. Ja opositsioonis olles ma arvan ka, et meie valmistume siin ka tugevat juba ka algavateks parlamendivalimisteks, et meie siin alla ei anna ja meie läheme kindlalt edasi. Reformierakonnal läks aga üleriigiliselt erakordselt kehvasti. Käest võeti isegi kantsid, mis on alati olnud nende valijate päralt. Kas või näiteks Tartu linn ja Rae vald. Mis läks aga Reformierakonnal valesti ja kas süüdi on tõesti riigipoliitika? Eks see on mõtlemise koht nüüd ja mul on mingid ettekujutust ka, aga ma ütleksin, et üks asi on see, et Reformierakonna praegune juhatus otsustas ajada poliitikat, mis rahvale meeldib. Ja see on üks suuremaid vigu, mida saab teha, sest rahvale meeldib laulupidu, aga valitsemine on probleemide lahendamine ja seal ei ole kunagi nii, et kõigile see väga meeldib.